Raimo on koolitaja ja coach ning aitab inimestel ja meeskondadel saavutada enda eesmärke. Coachinud ja koolitanud on ta 2008. aasta kevad-talvest. Koostööd teinud nii tippjuhtide kui ka tippspetsialistidega, kokku tuhandete inimestega. Raimo on tudeerinud Tallinna Tehnikaülikoolis keskkonnakaitsetehnoloogiat ning EBS-is ärijuhtimist. Oma eelmises tööelus töötas Raimo ligi 14 aastat ajakirjanikuna Äripäevas, Postimehes ja Delfis. Juhtimise, coachingu ja meeskonnaalaseid kirjatükke avaldab ta oma blogis Mindsweeper, Äripäevas, Postimehes, Direktoris ja mujalgi. 2009. aasta novembris ilmus Raimo Sulest raamat Tagasi mängu. Kuidas coaching aitab sul tugevama juhina platsile tulla, võitma. Elus üldse, et kes on inimestena edukamad ka ettevõtjatena, kipuvad olema need, kes on optimistid või? Et mida kiiremini sa nagu püsti tõused ebaõnnestumisest ja ebaõnnestumisi tuleb kõigil. Mida kiiremini püsti tõused ja kiiremini edasi lähed, seda edukam oled. Ja minu arust see nii lihtne ongi. Et see on nagu üks asi, mis ühendab neid, kes ma olen näinud, et kellel nagu hästi välja tuleb. Ja need, kes jäävad nagu mõtlema ja väga palju on neid, kes ei jää isegi nagu kurvastama, vaid ütlevad selle kohta, et meil on vaja analüüsida. Et siis nad analüüsivad ja muudkui analüüsivad ja jäävadki analüüsima sel ajal, kui teised juba lähevad, eks ole. Et kipub olema nii, et tuleb võimalikult kiiresti püsti tõusta edasi minna. Minust nägin just hiljuti Väino Sarnetit mingis telesaates, keda huvitab siuke asi nagu heuristika, see on nagu psühholoogias, miks me teeme otsuseid, et enamus otsuseid me teeme intuitiivselt ja oma kogemuse najal väga paljuski paneme mööda ja kõike muud. Ja siis tema ütles minu arust nagu väga kuldsed sõnad, et inimene ei õpi kunagi oma vigadest, ta ei õpi ka teiste vigadest mitte. Et inimene õpib, ainukene asi, millest ta õpib, on edu kogemusest. Sellest, et tal tuleb midagi hästi välja, siis ta saab aru, et ma tulen seda hästi välja, siis ma teen seda veel ja proovin seda kogu aeg paremaks saada. Et mulle selline nagu mõtteviis hästi sobib ja mulle tundub, et see on ka nagu ettevõtja mõtteviis, et sa ei hakka põdema, ei hakka tohutult analüüsima ja õppima, vaid võtad minimaalselt sealt nagu seljakotti kaasa, mis vaja võtta on ja paned edasi. Et see tundub nagu niisugune, kui sa küsid edu valemit, et võib-olla see on see edu valem. Ettevõtte asutamine, kui vaadata statistikat, tegelikult ei tohiks asutada üldse, sest suurem osa ettevõtteid ei ela väga kaua, eks ole. Et kui seda mõistusega hakata võtma, siis niimoodi ei saa alustada. Tehakse üks hästi suur viga ka suhteliselt alguses, kohe hakatakse võrdlema ennast teistega. Et näed, tema on tõenäoliselt edukas ja vaat mina siin, eks ole, on niisugune saamatu ja äpardis. Ja siis tekibki selline viha, aga tegelikkuses absoluutselt jumala kõik ettevõtjad on mõelnud neid mõtteid, et issand alasta, saaks nüüd see kuidagi otsa või miks nüüd mina ja küll ma olen ikka saamatu ja see käib kõigil, jumala raudselt käib. Ja eriti alguses, kui on esimesed 2-3 aastat on ikkagi nagu hambad ristist tuleb litsuda ja teha ja teha ja teha. Mitte proovima ühte sama, aga küsimus on selles nagu järjepidevuses, et sa teed seda, et mis ma olen näinud kahetsusväärselt palju on see, et kuule, teeme ettevõtte, eks ole, hakkan ettevõtjaks, siis tehakse 3-6 kuud pingutatakse, eks ole, siis on rahad otsas ja siis hakatakse otsima kiiresti palgatööd ja ongi kogu lugu, eks ole. Ja tegelikult tulebki nagu hambad ristist, tulebki need rasked ajad ka üle elada ja siis teha kogu aeg, olla tegevuses. Et see ongi see, mis eristab võib-olla ettevõtjaid neist teistest, kes ettevõtte edukus jälle eduvalemi osa koosneb tegelikult ju 2 asjast. Showing up või nagu kohalolek, eks ole, et sa oled kogu aeg olemas, pildil teed midagi ja teine asi on, et sa teed siis nagu erinevaid nagu katseid kogu aeg. Et ega seal nagu midagi, see ei ole mingi keerukas asi. Kui sa oled korra olnud ettevõtja ja maitsnud seda, et sul pole ülemust, sul ei ole seda, nagu ühes ettevõttes kutsuti seda CB, corporate bullshit, eks ole, sul ei ole see mingit jama, mida sulle nagu kaela määritakse, eks ole. Ise otsustad, oled küll, võib-olla ei teeni kohe nii palju raha, aga vähemalt on see sinu nagu vastutus ja otsustus. Ja siis, kui sa lähed palgatööle, siis selgub hästi kiiresti, et on alati igal ülemusel on oma ülemus, eks ole. Kõigil on lõpuks oma ülemus nendes suurtes organisatsioonides.
ja olgu ta nii hea kui tahes, sa pead mingi jamaga tegelema, täitsa tüütu ja mõttetu jamaga. Aga kui sa oled korra seda vabadust maitsnud, siis on pagana raske minna sinna ja et see on nagu enda isiksuse ja enda väänamine päris valusasti. Et ma olen seda ise üle elanud ja see lõppes mul 3 nädalale, et ma ruttu tulin ära. Kui sa nagu ettevõtjana alustad, siis see alguse aeg on raske. Nagu ma kirjeldasin, sa pead ikka hambad ristis litsuma, eks ole. Ja mingil hetkel sa mõtled, et pagan, nüüd ma enam ei jaksa, nüüd enam ei saa. Ja siis tuleb järsku, siis tuleb neid ahvatlusi ja hakkab tekkima, et kuule, tule meile siia, tead. Ja siis tundubki, et stabiilne, turvaline töö, kui hea, kellast kellani. Ja siis lähed ja oled selle jama sees ja 2-3 kuu pärast hiljemalt avastad, et Jeesus Kristus, miks ma siin olen? Eestlased on ju Euroopa meistrid allumatuses või autoriteetide väheses austamises. Seda on uuritud, et kõikidest rahvastest Euroopas me oleme kõige vähem austama autoriteete. Nii et et me tahame ise olla, eks ole. Et kas sa oled nagu iseseisev ja vastutad oma elu eest, hakkab kuskilt, ma ei tea, vanuses 2-6 pannakse lapsel paika see nii-öelda see kese või, enesekindluse kese. Et see hakkab kuskilt sealt pihta. Ja teistpidi, et kui palju sul seda õpitud abitust on organisatsioonis tekitatud. Ja seda tekitatakse reaalselt. Et see on nagu, minu arust on see hämmastav, kuidas kodus või oma nii-öelda pere ja tuttavate ringis nagu tublid isad, emad, mehed, naised saavad iseendaga väga hästi hakkama, oma töödega hästi hakkama, teevad otsuseid ja nii edasi, lähevad, astuvad oma kontori uksed sisse ja muutuvad lasteks. Et see on nagu, minu arust on see hämmastav niisugune muutus inimestega, mis toimub. Need, kes täna on meil nii-öelda Eesti soost jõukad firmade omanikud on selgelt väga käivitaja tüüpi inimesed enamused. Ma ei hakka nimesid tooma, aga nad on sellist tüüpi, kes on nagu väga niisugused nõukogude ajast pärit, self-made man, eks ole, parandasin Žiguli ära ja üht-teist veel ise, eks ole, siis nad on nagu ettevõtetesse seda nagu edasi kandnud. Paljudel juhtudel on nad kahjuks jäänudki niisuguseks pudupoodniku tasemele, ka nagu organisatsiooni suhetes ja kuidas firma sees asju aetakse. Et see administreerimise pool neil väga hästi välja ei tule, eks. Aga tegelikult oleks vaja neil nagu nüüd niisuguseid korralikke lääne mõistes häid managere või manager'e. Ma arvan, et neid Eestis jälle liiga palju pole, eks ole. Mis juhtub tagasisidega, et inimesed teevad sellega 2 asja negatiivse tagasisidega. Et üks on, et devalveerivad allika, ehk pildikud ütleski, et mida sina, Raimo, üldse asjadest tead, või siis lükkavad endast eemale, et lükkavad vastutuse endast välja, ehk ütlevad, et see ei ole tegelikult mina, see on hoopis halb ilm või teised tegid või mis iganes, eks ole.